päevast kõigile, alustame siis. Tere päevast kõigile ja alustame tänase volikogu istungiga. Kas soovib keegi sõna? Ei soovi, läheme päevakorra juurde. Päevakorras on meil üks päevakorrapunkt, vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine. Kes on selle päevakorra poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Seda päevakord kinnitatud. Eelnõu on kõigile saadetud ka, aga ma siis natukene loen siit ette, et Türi vallavolikogu võttis 25. septembri 2025 vastu otsuse number 43 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, millega otsustati mitte algatada Eurowind Energy OÜ taotluse alusel Türi valla territooriumi ja Rassi küla aladele jäävale maa-alale tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Otsus tehti teatavaks siis 30. septembril Eurowind Energy OÜ-le ja 24. oktoobril 2025 esitasid nad siis Türi vallavolikogule vaide. Ja haldusmenetlusseaduse paragrahv 84 lõige 1 alusel lahendatakse siis vaie 10 päeva jooksul, arvates vaide esitamisest vaiet läbivaatavale haldusorganile. Sama seaduse paragrahv 83 sätete kohaselt kontrollitakse vaide tõendeid, kuulatakse ära asjast huvitatud isikute seletused ja ekspertide arvamused ning tunnistajate ütlused, vaadeldakse asitõendeid ja teostatakse paikvaatlusi. Arvestades Türi vallavolikogu istungi kokkukutsumisele ja kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu tegevusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ning Türi valla põhimäärusega kehtestatud nõudeid, samuti vajadust täiendavalt tutvuda vaide esitaja seisukohtadega, ei ole võimalik vaiet läbi vaadata haldusmenetlusseaduse paragrahv 84 lõikes 1 märgitud tähtaja lõpptähtpäevaks ehk vaie tuleb lahendada siis tänaseks 3. november 2025. Ja mina teen ettepaneku, et pikendada vaidele vastamise tähtaega 30 päeva võrra. Mis on küsimusi? Ja Jaanus, palun. Tegelikult mul on küsimusi, et mul on isegi ettepanek, et tegelikult see 30 päeva on päris pikk aeg ja tegelikult teine vaie ka siin eestamist samamoodi. Et minul on nagu ettepanek, et me oleme siin vallavalitsus on ostnud suure raha eest juriidilist nõuet ja ikkagi on nagu vahe. Et samas on meil riigi põhiseaduslik institutsioon olemas nagu õiguskantsler, et tegelikult on võimalus siis nagu selle otsuse pädevust või vastavust juriidilistele aktidele täiesti tasuta kontrollida õiguskantsleri poolt. Et ma teen ettepaneku, et vallavolikogu või vallavalitsus pöörduks nii selle, kui ma kasutan seda 30 päeva natuke nagu efektiivsemalt ja pöördu õiguskantsleri poole ja siis küsida, kas need otsused on seaduspärased või mitte. See aeg nagu täielikult kasutatud, sest muidu me hakkame siin jälle raha eest mingit nõu ostma või ma ei tea mida. Et selline ettepanek on, et sel juhul oleks võimalik saada siia kõrvale ka mingisugune teine või kolmas arvamine. Selge, aitäh, Jaanus. Ettepanek on arvestatud, siis saab protokolli kirja ja siis tegelikult mõtted, et saab on. On veel küsimusi? Ja palun küsimus ühe, et see oli täitsa masenda, ma üritasin ka seda 24 lehekülge lugeda, ma läksin enne lõppu jõudmist päris on keeruline, see ei kohutavad keeruline, kogu aeg tehtud, kui oli halvasti ma olen otsustanud. Aga ikkagi mõned asjad väga veelist, näiteks see, kus ausaliselt ka semad ikkagi omandasid õiguse rajada tuulepark. Ma olen tegelikult ühendada õigust.
selles mõttes oleks nagu väga mõistlik, et oleks hea, kui saaks teada, et ega ma võin selle arupärimise või tegelikult vahet ei ole, ma võin teha ise ka, kui vallavolikogu liige selle arupärimise õiguskantslerile, aga minu arvates oleks kõige mõistlikum, kui seda teeks ikkagi selle otsuse algataja, tegelikult vallavalitsus, kes on otseselt eelmiste eelnõude autor, nagu, mida on siis vaidlustatud nii eelmise kui ka selle praeguse kohta. See oleks nagu väga mõistlik. Nii, küsimusi ja Elar, palun. Lihtsalt repliigi korras, kuna mainiti vallavalitsus, et me ei ole küll seda ettepanekut, mis siin tehti, vallavalitsuses küll arutanud, aga võin võrdlemisjulgelt väita, et vähemalt mina isiklikult ei pea seda pöördumist vajalikuks, sellepärast et tegemist on vallavolikogu kaalutluse küsimusega ja vallavolikogu on juba selle otsuse vastu võtnud, need küsimused vaid lahendanud. Ma ei näe, kuidas õiguskantsleri poole pöördumine meil annaks mingisugust täiendavat olulist informatsiooni. Hea, ütles väga õigesti, et see on juriidiliselt üsna keeruline vaidlus ja tegelikult me ju ei vaidle praegu siin, kas keegi on siin tuuleparkide poolt või vastu, nagu see asi on siin nagu kuidagi keeratud. Nüüd on valimised läbi ja maaga rahulikum, tegelikult on täpselt ju küsimus nende otsuste õiguspärasuses. Et samas on meil ka teada, et vallavalitsuse nagu nii-öelda tuli valla kõige kõrgem juriidiline esindaja vallasekretär, kes tegelikult kahtles nende otsustes. Tegelikult see kahtlus on olnud kogu aeg olemas, et eelnõud on tegelikult ette valmistatud vallavalitsuse poolt kui täitevorgani poolt, et vallavolikogu kindlasti ei ole ise seda eelnõu koostanud, vaid ta on pigem ikkagi võtnud aluseks vallavalitsuse poolt koostatud ja selle juriidilise analüüsi, mis nüüd on omakorda vaidlus alla pandud. Seetõttu on lihtsalt äärmiselt mõistlik saada siia kõrvale, kui seesama vallavolikogu peab hakkama otsustama, kui järgmine vallavolikogu õieti, siis oleks mõistlik, kui oleks olemas selline arvamus siin kõrval, mis annaks ka ühe lisa vaateasjale, et me peaksime kõik, nagu siin teame, rääkisid üle 20 lehekülje, teine 20 on veel teine vaie, et me peaksime neid läbi töötama ja siis võib-olla kuulame ühepoolset arvamust, et aga mõistlik oleks siis täiesti tasuta saadavat juriidilist arvamust ja kõrval saada. Et kui seda ei taha teha vallavalitsus, ma ei tea, vallavalitsus pole seda küll ka ju praegu otsustanud, siin abivallavanem selle küll ütles selle mõtte välja, aga et tema ei näe seda, aga ma teen siis vastava ettepaneku, et vallavolikogu võiks teha vastava otsuse, et pöörduda õiguskantsleri poole, et nende otsuste õiguspärasust kontrollida. Kas nad vastavad kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, planeeringu seadusele ja nii edasi? Selge, aitäh Jaanus, aga lähme nüüd selle eelnõu juurde, et tegelikult eelnõu teema on vaide läbivaatamise tähtaega pikendada 30 päevani, see õigus meil on, aga see on ka ainult volikogu pädevuses see otsus. Nii et ma panen hääletusele, kes on selle poolt, et vaidele vastamise ja läbivaatamise vastamise tähtaega pikendada 30 päevani, palun käemärku. Siis on kõik poolt. Sellega on otsus selline, et pikendame vaide läbivaatamise vastamise tähtaega 30 päevani. Nii, kas olid sõnakiiri? Sellega on päevakord ammendunud. On kellegi mingit sõnasoovi? Sellepärast, kui selle ettepaneku tegigi, et võiks me seda kas või protokolliliselt hääletada, et kas oleks selle poolt ja kui ei olda poolt, ega ma olen nõus selle, see ei võtta kaua aega, tund aega ja vastav arupärimine õiguskantslerile tehtud. Materjalid, ma loodan, et vallasekretär on mulle valmis nõus saab, aga minu arust kõige õigem ja asjakohasem oleks, kui seda teeks tegelikult vallavalitsus.
sest see on probleem tegelikult, ma arvan, et üsna keeruline probleem juriidiliselt ka vallavalitsuse jaoks. Ja minu arust volikogu selle koosseisu või vana koosseisu pole seda mõtet korrektselt suurendada. No aga siis ongi, et ega otsuse teeb uus vallavolikogu, aga me 30 päeva on aega, teine see 30 päeva jookseb, ma ei tea, millal ta otsa saab see. Et selles mõttes õiguskantsler on valmis, ma arvan, teeb selle kiiremini ära, et selleks ajaks, kui tuleb uus vallavolikogu kokku, siis tal on kõrval juba olemas need vaided, need eelmised vallavolikogu otsused ja siis on kõrval ehk olemas ka õiguskantsleri selgitused asjale ja lõpuks siis ka veel ülejäänud debatt siin, selles mõttes oleks selliselt võib-olla mõistlikum ja uuele volikogule töömaa ettevalmistamine üsna mõistlik. Seda enam, et suur osa muidugi on ka need samad inimesed, kes meil siin enne olid, aga võitigi. Töömaa võiks ette valmistada. See oleks täpselt sama seisuga jätkata. Me kaotame aega, me hakkame täpselt sama olukorraga vaidlema, mida me siin vaidlesime juba eelmiste volikogu pikkadel istungitel siin, et tegelikult ja samas milleks osta juriidilist abi kuskil raha eest, seda enam kui isik võib järgida mingi kohtuprotsessid, millest lähtuvalt, mis maksab ka veel, et võib-olla oleks abi sellest, kui me oleks õiguskantsleri seisukoht olemas siin kõrval. Selge, kui sul on ettepanek on vallavalitsusele tehtud, et siis räägime. Aga aitäh! Kui kellegi